mentorlusega ma ei ole täpselt sellises formaadis kindlasti varasemalt kokku puutunud, et pigem kuna ma olen nüüd treenerina 15 aastat juba töötanud, siis tõenäoliselt see mentorlus minu jaoks ongi olnud pigem see, et ma enda kõrval oma abitreenerid võib-olla natukene tagasisidestan ja kuna ma olen klubis töötanud lühikest perioodiga noortetöö juhina, siis noortetöö juhina oli neid hetki, kus ma pidingi kõikide noorte treeneritega individuaalseid arenguvestluseid pidama ja nendega leppima kokku siis sellise plaani, kuidas kas siis järgmine hooaeg või ka kaugemas tulevikus võiks nende treeneri amet välja näha ja mida nad võiksid endas muuta. Nii et mõneti ma kindlasti olen olnud mentoriks, aga ma ei ole ennast kunagi nimetanud mentoriks. Ta pakub mulle seda, et ma saan teha, ütleme siis noorte jalgpallist tippjalgpalli ja professionaalse jalgpalli poole nagu sammu edasi. Kuna me Martiniga oleme juba olnud pikemat aega kolleegid, ühtlasi ka head sõbrad, et siis see oli nagu selline loogiline samm. Ja loomulikult temal on olemas juba päris pikk kogemus professionaalses jalgpallis, noorte tippjalgpallis. Nii et igati loogiline valik. No kõige esimene asi on kindlasti tema siis kogemuste andmine mulle, minu kui treeneri teekonna toetamine, võib-olla mingisuguste uute ideede andmine, et noh, tal on kindlasti olemas see kogemus, et kuidas ma saaksin mingites tööprotsessides oma asju paremini planeerida, kuidas teha treeninguid. Minu jaoks see mentorprogramm ongi see, kus kaks inimest, kelle vahel lõpuks võiks tekkida usalduslik suhe. See alguses kohe ei pruugi seal olla, sest et mina väga respekteerin neid treenerid, kes ma juba nägin selle programmi raames, et osad treenerid valisid enda mentoriks inimese, kellega suur tõenäosusega nad ei ole isegi kunagi varem kokku puutunud või nad ei olegi rääkinud. Et ma arvan, see tagasiside, mis nad sealt saavad, see on loodetavasti väga aus tagasiside. Ja ongi võib-olla mingi täiesti teise perspektiivi alt, et kui sa võtad klubi seest endale selle mentori, siis suure tõenäosusega klubist olete nii kokku puutunud, olete väga palju arutanud asju, et võib-olla seal see tagasiside on tegelikult juba kergelt nagu suunatud tagasiside.